konks olemas, arvatavasti on teisi aitanud välja kuskilt. Kapott on lahti, see ei tähenda, et tal mingi mootoririke on. Aga noh, kõik märgid võiksid ju näidata, et on kuskilt kohale lohistatud. Sellel oleks hea laiata. Sellel on kahepoolne kliima ka, sellega kannatab talvel ka aknad lahti, kuna on nüüd väljas siit taga toonklaas ja see oleks super. Seal on väike mölk sees, aga pohhu. Tööautoks sobib väga hästi, nagu nii mölgiti ise ka ära. Seda enam kui sekretär ka sõitma hakkab. Siis tulevad nagu nii väiksed kriimud peale. Algul ei tule vaata, aga siis kui talle vaikselt ära moosite ja taha keerate ja siis pärast perse saadate, siis hakkavad tööautole kriimud-kraamud ka peale tulema. Nii et väike tipp ka teile, nipid ja trikid vaata. Ütleme nii, et kes tahab äri alustada, siis väike võimalus on kohe selline, et tehke Eestis lihtsalt sama äri. Ehitusäri, need Anders, Päg ja ongi kõik. Siis te ei pea nagu hoiate logode pealt ka kokku, sest logod näevad ka juba väga ilusad välja, ütleme nii. Teil ei ole vaja isegi logosid uusi teha. Tehke lihtsalt sama firma registreeriga. Pohhui nagu nii lasete põhja varsti. No passin siin, löön aega surnuks, kohe tuleb rekka. Rekka peaks tulema ja peale laadima, siis saadan hea tegevuse Eesti ära, aga mul ei ole nagu teil. Lõsutate selle, näpite kotti või istate, nüüd on teil külm ka, siis te ei viitsi üldse autost välja minna, vaid võite autost töökohast või kuskilt oma kontoris istute ja lumi on maas ja lund ka ei viitsi lükata, selle jaoks olete kindlasti sebinud mingid töölised, näed, vaata, mingi superb on siin, talvekummid ka kaasas ja igavene uhke, see on päris uus või. See on ikka päris uus siin läheb välja, see koha suur navi ja värgid ja DSG kast ja sa hing veel tahad, see peaks küll maasikas olema eestlastele, 4 vedu ka veel, siis on ju absoluutselt kõik olemas, see sobib tänast ilmastikuga väga hästi. See on ikka siin päris suur, ütleme niimoodi, et see on ikka väga suur. Siin on vist mingi 300-400 autot. Mul on ikka tunne ja siin on vähe uuemad ka nad. Näete, siuke Jeep maha müüdud, sold on peale kirjutatud, Kia. Siin on konks olemas, arvatavasti on teisi aitanud välja kuskilt. Kapott on lahti, see ei tähenda, et tal mingi mootoririke on. Aga noh, kõik märgid võiksid ju näidata, et on kuskilt kohale lohistatud. Aga näed, müügikuulutus on peale müüdud. Kõrval on kohe Nissan siin mingisugune uus. Mis ta peale kirjutatud on? Näe. Turbo. Oha. See on turbo peal, näed. Ära sa ütle. Suur navi ja värk puha ja sellega saab linna vahel sõita küll, ma arvan. Oota, mis aastad on? Kaubikut ja teen siin natukene aega paraja. Noh, siin on, ma arvan, et see on siuke vähe kergelt ilma rahata. Vaata, kui ilus Audi punast värvi ka. Vaata ära esk, siin on, näed, üks buss täitsa. Siin on siuke buss. Väga uhke. Palju tal kohti sees on. Siin on päris kõvasti, taga on 3, siis on 2, siis on 2 ja 2. Palju see kokku teeb? Siis 6, 6, 8. 8 bussi või 8 kohta. Aga noh, siin on ka päris palju neid autosid. Siin on näha, et siin sa näed ilusti FR, ma ei tea, mis see tähendab. Aga no siin hakkavad juba siuke klass nagu meile, vaata, Audid kõik ilusti uhked, BMW-d ja värgid.
hinnakirja leiate sealt membershipist, ma jätan sinna lingi üles. Seal saate minna lingi peale ja siis tulete siia lehe peale, kus need autod kõik üleval on. Näed 7 BMW jooma juures. See on eestlaste lemmik, pruun nahk ka kõik ja värgid. Väga uhke. Väga uhke. Sellel oleks hea laiata. Sellel on kahepoolne kliima ka, sellega kannatab talvel ka aknad lahti ja kuna on nüüd väljas siit taga toon klaas ja see oleks super. Saastud on 3,6 272 hobust on selle jurakal vahele topitud. Bensiin, oi pläät, kus see rüüpab. Ilus Mersu sinna on. Mersu. Kõik on korras. No, keegi on peale sittunud, ma arvan, et seda ei tasu osta. Aga tegelikult öeldakse, et see võib olla hea õnnevärk. On ju nii? Igavene suur Passat siin. Kui see on Passat või? On jah, Passat. 2.0, diisel, automaat. Kõik on täiesti vinge. Nagu ma ütlesin sulle, mine lehe peale, membershipi lehe peale ja sealt leiad hinnakirja, mis nad maksavad ja seal on lisavideo, kuidas ära toomine käib ja kõik värgid. Vaatame ikka Mersu jurakus siin. Igavene uhke, mis see on? ML 350 diisel. Horsepower 258. Väga vinge ja näed, väike BMW naisele. Saad naisest lahti saada, sellel arvatavasti veab tagasild, nii et on võimalused olemas. Siin on Ford S-Max. Igavene uhke resk. All on mingisugune ekstra spoiler pandud vist. Muidu läheb lendu, nii kõvasti käib edasi. Tööbusse ka. Seal on mõned bussid ka. Opeli buss. Siin on näed Diablo. Mis ta on siis? 17 aasta. Diisel 150 on sõitnud. 3 kohta, tagakong, katusereilingud. Väga uhke. Näed BMW 335. Sellel vist käib katus maha. Ilus nahk, siis suvel kummi vilistada väga kõva. Mis aasta on? 2008. See sobib küll, kui sa oled vähe vaesem ja tahad ikkagi näidata, et sa oled kõva vend, siis sellega oleks küll uhke eputada. See 3.5, see vist on 3,5 mootor seal vahel. Siin on võtta sitaks. Vaatan, mis aasta kaubikud seal on, et neid kaubikud küsitaks. Et keegi on sealt mingisuguse risu käima pannud, tahab ära viia. Oi pläät, kus siin võtta autosid. Tule ja võta. Ja kõik info seisab membershipis, nii et mine sinna, seal sa saad teada, kuidas on vaja käituda, et see auto siit ära tuua ja ära osta. Ja polegi midagi. Opel. See on Mazda hoopis. Opel. 2017 aasta. Sõit. 290. Aga okei. Siin on niisugust bussi ka sees, vaata. Logan. Näed, ma ei tea, mis kummid nüüd seal on. Suvekummid või talvekummid või ma ei ole kummispetsialist, aga ära sa ütle, isegi Loganile on suur nabi peale pandud. Ja käigukang on ka täitsa olemas, ütleme nii. Dacia, okei. 2016 aasta läbisõit, mis ta
1,5 diisel, kusjuures see võib-olla siis väga halb ei olegi. Klaasid on ka terved, ütleme, kui paari 1000 euro kätte saad, sõidad koju, kõik on hästi, polegi. Jep. Vaatame busse. On siuksed vähe Iveco. Ei tea, Iveco buss on hea või halb. Paistab päris uus olevat siin. Väljanägemine on küll hea tal, ütleme nii. 2019 kolmene diisel, 240 on sõitnud. No see võiks ju kesta, ütleme nii. Väga ilus, uhke. 3 kohta ka veel. Aisaresk seest näeb küll ilus välja. Hääda automaatkasti puha ja ütleme, sekretäri saad kaasa võtta ja saab muud asja ka teha tee peal, kui pikk tee on ja ära sa ütle, üleval on vist see kaamera ka. Näete, see on väga uhke. Sellega on paras kala vedada ja kusjuures näed, külje peal on uks. Ja siinpool on kindlasti uks. Jep, kahelt poolt läbi käid on väga uhke. Siin on, näed, Berlingo on vist või? Ongi jah. Berlingo on siuke uuem versioon. 7 istmega, ära sa ütle reis. Berlingole on 7 istet pandud. Või pläed, milline nabi ja värk. Ära sa ütle reis. Ikka väga siuke korralik püss. 1,5 131 hobust, diisel, läbisõit 150 000. No ära sa ütle, see küll halb ei ole, on ju. See küll halb ei ole. Kõrval on kohe Mersu. Võib-olla on hea, võib-olla on halb. Ei oska öelda. Aga hindasid näete ja liituge membershipiga, seal on hinnad üleval. Sealt näete, otse raisku vaadake seda siin. Mis kuradi Passat see selline on? Või Volkswagen. Passat jah, ma pole siukest Passat ei näinud kirjast. See on siukse eriti huvitava kujuga. Ta ei ole ju nagu tavaline Passat. See on nagu midagi muud. 1,8 bensiin, horsepower rate 179, läbisõit 150 000. See on kuidagi siuke väga imelik välja Passat, see on nagu mingi Hiina versioon raisk. Nagu hiinakad oleks teinud. Navi on, kõik on. Absoluutselt kõik, mis vaja, isegi käsipidur on olemas, siis on juba kõik väga hästi. Iste oli vist kulub natuke näetselt. Aga no pohhu, peale on kirjutatud Ergo Comfort ja istmedi on elektriliselt, see annab juba kõvasti lisa, ma arvan, siis võib iste puruks ka olla. Näete, taatsi värad. Mul vana kalur kütab sellega ringi ja kiidab nii, et jooma joores. Kõige parem auto, mis tal olnud on. 1,2 bensiin vist või? Kuidas siuksele autole pannakse 1,2 peale? See ei tea koha pealt minemagi. Ma ei tea. Aga on see üldse Dacia või äkki see on midagi muud? Kuidagi Dacia Duster. Ikka. Just seal 1,2 peal on. Ei saa sellest aru. Noh, mini pidi olema igavene ukatus. Nii et kui sa tahad ukatus kaela saada, siis osta mini. Ma võin aidata ära osta, sellepärast muidu jääb see siia seisma. Määrime pähe kellegile, kellel on punasem pea või blond. No jah, siin ikka kõvasti autosid reis. Paistab, et siin äri käib neil hullu moodi. No, siin taga on mingi huvitav auto, mis meil natukene silma jäi mulle värvi poolest. Igavene pikk on. Mis asi see on? Peugeot 5008. 150 hobust, 260 000 sõitnud diisel.
Engine 2-liitrine diisel, ära sa ütle. Väga vinge. See on võtta küll. Siit võid kohe täitsa nagu pundiga võtta. Siis saab kindlasti odavamalt kah, kui sa tuled siia. Siin on ikka tõesti igas klassis. Kusjuures see pidi hea auto olema, see Suzuki. Selline. See on kaubik. Vaadake. See on kaubik. Selline Suzuki. Mis ta on? Mis seal taha kirjutatud on? S-Cross 4X4. CX4 tähendab. Ilus näeb välja, reis. Ja sellel on tagant on tühi kõik need kaubikuks omale. Ja raadio on peal. Saad raadiot kuulata. Ja mingi punane tuli ka vilgub, nii et siin veel midagi ekstra ka peal. Peale võid panna 500 kilo, mis sa veel tahad. See näeb küll uhke välja. Ütleme siga metsast ära vedada või midagi. On siuke vähe kõrgem, ta võib-olla isegi on 4 vedu. Ei tea ju. Ei ole mingi autospetsialist, aga näed, paistab, et siin on mingi huvitav auto on seal veel taga. Aga noh, hinnad on membershipis, nii et mine sinna vaata. Seal on tähendab veebilehed teistest firmadest ka, kus on veebilehed teistest automüüjatest ka siin Taanis, nii et saate korraliku ülevaate ja seal on üks video tehtud, kuidas ära viia siit ja mismoodi, mille peale peab tähelepanu panema, et tühja ei tule, nii kui siin on juba hunnik inimesi käinud. See näeb välja siuke vähe kõrgem. Ja igavene suur navi on rass, seal on vist 20-tolline navi pandud. Ja siin paistab kõik on suur, näed, käigukangu nupp on suur. See auto näeb üldse nagu suur auto väikstel ratastel. Tähelepanu pöörab, aga vaadake siia, mis on hübriid Auris. Siuke väga vinge sinine märk on pandud ja see raisk, see tõmbab küll tähelepanu vastu. Vaadake käiguvangi reis. Ma pole nii väikest käiguvangi pole näinudki varem. Täitsa lõpp reis. Võrreldes nüüd selle venna käiguvangiga, mis seal oli, siis see on täiesti poisikene. Hübriid. Mis aasta see on siis? Mis siin vahel on? Bensiin 1,8, hübriid 190 000 sõitnud. Mis aasta on? 2016. Noh, Ford Kuga. See võiks olla ju päris hea. Minu arust vanasti oli eestlastel oli nagu siukest lootust nende Fordide peale. On vist ka. Selle kohta ma olen kuulnud, et see Range Rover, see pidi peldik olema. Et aga noh, ma ei tea ju. Ma lihtsalt YouTube'is või kuskil sattusin mingi video peale, kus kõige hullemad autod, mis osta saad, on see Range Rover ja siis on see Mini Cooper. Näete, siin on igavene suur buss. Jaama jaares 3 kohta. Mis buss on? Ford. On mingi väga 170 hobust. 2-liitrine mootor, aga 170 hobust diisel. Huvitav, teisel oli 2-liitrine ja oli vähem hobuseid. Ja nad on siis paar hobuse jalga juurde pannud. Aga mis ta läbisõit oli? 150 000. Noh. Kui servis ilusti tehtud on, siis võiks ju rahulikult kesta. Terve näeb seest välja. Aga see vist on igavene jurakas. See vist on see kõige pikem, see L2 ja L2 või mis ta on. Jah, võib olla küll. Et siin on jälle vist see sama Auri. Aga ütleme, et siin on võtta küll. Transit. Natuke roostet on. Aga noh, ütleme müügi jaoks siis
sa ei pea isegi seda roostet ära tegema, sa võid lihtsalt lasta valge värvi peale ja teed näo, et nii oligi ja ongi korras. Ja kui keegi hakkab karjumagi või midagi õiendama, siis karju lihtsalt kõvemini ja karju õigeks. Et see on kõige lihtsam versioon. Vaip on all. Näete vist või ei näe või? No kui te ei näe, siis usaldage, mis ma räägin teile. Noh, siin on näed Passat. Mitte Passat, vaid see on ainult 100 000 sõitnud. Ossa raisk. Mis aasta on 2014 ja 100 000 on ainult sõitnud. Jooma jooris. Ja ütleme nii, et kes tahab äri alustada, siis väike võimalus on kohe selline, et tehke Eestis lihtsalt sama äri. Ehitusäri, need Anders, Päg ja ongi kõik. Siis te ei pea nagu hoiate logode pealt ka kokku, sest logod näevad ka juba väga ilusad välja, ütleme nii. Teil ei ole vaja isegi logosid uusi teha. Tehke lihtsalt sama firma registreerida. Pohhui nagu nii lasete põhja varsti. Nii, seal on need ka navi, automaatkast. Vähe on sõitnud, 100 000 ainult, kõik on okei, seal on kirjas. Testi see lehekülje peal väga vinge, ilusad värvi ka. Kummid on ka terved. No see on natuke töss on, ma ei tea, see võib-olla saate hinnas natukene alla. Vaata küll sinne Mazda jäi siin kohe kõrval. Ei oska Mazda teist midagi öelda. Chevrolet, Sunrise. Noh, väike tööauto, siuke kongikas 3-kohaline. 17 aasta, 1,6 diisel, 130 000 sõitnud. Väga okei ju. Kaupa vedada seal. Kaupa Eestist välja vedada, sest Eestis sees nagu nii keegi ei osta. Raha pole inimestel. Näed, see on siuke vähe kõrgem, mis asi see huvitav on. Volkari märk on ees, aga mis asi see on? Siuke lühike, kõrge ja Volkari märk on ees. Uus tuli paistab, et on see mingi uuem. Teist poolt näeb. Vaata, ma näen siit ka. 2019 aasta 1,8 diisel vist. On vist 1,8 või 1,6. 200 millegiga on sõitnud automaatkast. Igavane jurakas navireist. Ta paistab päris uus olevat. Siuke kõrge on. See on nagu mugav sisse istuda. See siin on siis Golf Sport van. Okei. See on sportauto vist. Nii kui ma näen, kui sport on ees, siis ma järeldan, et niisamadele seda peale ei kleebita, aga noh, võib olla ka, et keegi lihtsalt kleepis. Võib-olla nad ise kleepisid peale sport, siis läheb vähe paremini võib-olla müüki. Passad ka kohe kõrval. Ja siin jäi üks kuradi seeme silma mulle. Mersu B180 diisel. B. Perse, ütleme nii. See on kongikas siin. Mis ta on? Kongikas, jah. Sport kongikas. 270 hobust. Gearbox automaat, diisel 218, 170 000 sõitnud, noh, pole ju halb üldse. Väga uhke. See on siuke lühike võrreldes sellega, see on igavene juraks seal. Navid, värgid, särgid, kõik on peal, iste on puruks, ei tasu osta. Pohhui see, et mootor on vähe sõitnud, aga kui iste on puruks, siis ma ei soovi. Siis te ei tea juba, mis siin autos tehtud on. Tuaran on siin olemas. Uuem vist. Uus Tuaran. Ilus, navid, värgid, särgid. Kõik on kirjas, et on okei. Mootor on tšekk, käigugas tšekk. Aknaklaasid ei tea. Selliseid asju on siin kuidagi jääb silma palju. Mis ta on? 1,4 bensiin on see, 180 000 sõitnud, 2015 aasta.
ei arva nendest väikestest mootoritest mitte midagi. Vaadake, palju neid Mazdasid on, näed, siin on siuke Mazda, siin on siuke Mazda, seal oli terve perse. Neid nagu jagatakse ilma rahata. Aga võt see on õige auto minu arust. Honda CR-V. Ma arvan, et see on ülihea auto. See on ikka siuke kergelt vana kool ka veel. Mis ta on 2014 aasta, 1,6 diisel. 1,6 diisel või? 170 on sõitnud, okei. Ja siin on jälle Mazda. Aga see vist ei ole Mazda, see on Volvo. Oho, see on Volvo, jah. Siuke, mis asi ta on? V60 2015, kahene diisel. Horsepowereid on 181. Ilus nahksisu on, pruun nahksisu. Läbisõit 366. No jaa, see on juba ju jääb. Ja siin on päris palju kaubikuid. Vaatame neid kaubikuid. No neid Ford Transit. On vist Ford Transit või ei ole, nad olid mingi need teised, need mingisugused kostumid või customid või custom design. Ütleme nii. 2,2 diisel 2015 aasta, läbisõit 200 000. Okei. Seal on väike melk sees, aga pohhu. See autoks sobib väga hästi, nagu nii melgiti ise ka ära. Seda enam kui sekretär ka sõitma hakkab. Siis tulevad nagu nii väiksed kriimud peale. Algul ei tule vaata, aga siis kui talle vaikselt ära moosite ja taha keerate ja siis pärast perse saadate, siis hakkavad autole kriimud-kraamud ka peale tulema. Nii et väike tipp ka teile, nipid ja trikid vaata. Siin on teine täpselt samasugune. Need on vist samamoodi selle koha pealt on kriimid. See võib-olla on ühe ja sama firma oma. Ja võib-olla pealik ongi sekretäri koininud ja pärast perse saatnud, siis täpselt ühe ja sama koha pealt on melgid sees ka. Engine 2,2 diisel 2015 aasta, läbisõit 220 000. No. Siin on nüüd vähe kõrgem versioon. See on hea, see on praami pilet odavam kui see kõrgem. No see vist on uuem raisk. Igavene uhke navi oli seal. Navi järgi tuleb autot osta. Et mootor ja kilomeeter on jumala pohhu ja käigu vaikselt peas, et navi oleks. Ma ei näe sinna raisk. Proovin hiilin siit poolt. See on 2019 kahene diisel, läbisõit 160 000. Ja serviseraamat, see näeb uuem välja ka väga ilus ja kõrge. Ja näed, see on sekretäriga ilusti läbi saanud. Siis ei ole tal mingeid mälke ega kriime-kraame ka peal. See paistab, et on õige vend olnud. Või siis on juhtunud nii, et üldse naiste rahvas on omanik on. Mersu näed. Mersu buss. Engine 2,1, ma ei kujuta ette, mis mootor ikka 2,1. Diisel 120 000 on sõitnud ainult 2013 aasta. Ära sa ütle. Jõle vähe on sõitnud. Ta on midagi väga vähe sõitnud. 850 kilo võib peale võtta. Pikk on. See on minu arust siuke pikk. Aga näed, see on sekretäril taha keeranud. Siit on mingi jupp läinud. No, neid on siin nii, et nagu putru, ma ei tea, neid on vist ostetud nii, et ühe ostad sa teise peale või siis kaks ostad sa ühe peale. Neid Mazdasid on tõesti väga palju. See kindlasti on huvitav auto, mis seal. See on see Škoda. See võiks küll eestlastele meeldida. Ma tean, et neid on taga aetud. See Škoda, ma ei tea, mis ta on. Mis selle nimi on, aga ta on 2010 aasta, kahene diisel, 140 hobust, läbisõit 2.8, manuaalkastiga. See on hea kui manuaalkastiga. Vähe lisasid, vähem persele midagi saab vähem perse minna, vaata.
tal ei ole mohvigi peal seal. Järgmisel juhul on see, et sooja saad keerata ja maha keerata või siis on ühtlane, et kogu aeg on üks ja sama tempseid. Rekka pole veel tulnud, nii et siis võib natsa veel vaadata. Näed, pemme. Pemme on ka päris palju. See ei ole pemme. See on mingi eriti lüks auto. Ma ei tea, mis see siis on. Aga siia külje peal on kirjutatud Jaguar. Nüüd Jaguar on siis. Ütleme nii. Nüüd Jaguar on. Väga uhke. Väga uhke näeb välja. Seal näeb ilus auto välja. Ma ei viitsi sinna vahele ronida. Seal on mingi, näed, pereauto sükk. Võib-olla ta on see sama Peugeot partner seal. Paistab sükki nahksisu olevat. Aga noh, sinna vahel, aga noh, kriime on ka peal minu arust. Kriim on peal, järel naine on sõitnud, vaat see on siin huvitav auto. Kes ei tahaks omal sükest kanapasa värvi. Nii sees kui väljast. Nii sees kui väljast Volvo on see. See vist on mingi S60 või midagi sükest. Servisiraamat paistab seal. Servisiraamat paistab. Mis ta on siis? T4 S60, jah. Siin näete. Ma õpin ka midagi. Õpetan teid ja õpin ise. Väga niisugune nagu win-win. Et noh, ilus. Ma arvan, et see on väga hea. See Hyundai, sest nad on hakanud päris häid autosid tegema. 1,7 140 hobust, läbisõit 180, diisel, kõik korras, super. Mis aasta oli? 2018, noh, väga okei. Seest näeb välja täpselt samasugune, kõik asjad on peal. Midagi üleliigset ei ole, välja arvatud see alumised 2 nupurida, mis seal on, see võiks olemata olla. Aga noh, on vajalik. Siin on näed veel üks CRV, päris kui ilus on. See on küll ilus, CRV. Siit vahelt ma läbi ei mahu, sest ma olen juurde ka võtnud. Talvel peab juurde võtma. See vist on vähe uuem versioon, mul on siuke tunne. Ma ei tea ka, aga seest näeb kuidagi nagu väga korralik välja. Siin pole ühtegi kirja ka, siis ma ei tea, mis aastad on. Ja paistab, et need kummid on ka ilusti teised kaasas, nii et seda on näha, et on sirge ilus. Keegi on hooldanud hästi. Sa näed, nagu tunned auto juures ära kohe, kui on, kas on hästi hooldatud või ei ole. Kui auto näeb sirge välja, igat pidi puhas ja hea. Väljad ja värgid ja need on need enda on investeerinud, et saada omale väljakotid. Siis järelikult on hea auto, automaatkast ei ole, seal on 6 käiku edasi ja 1 tagasi, noh võiks 6 tagasi ka olla, vaata minul sellel paadil on nii palju käike edasi ja on ka sama palju tagasi, siis seal keerlevad ainult labadega ümber. Ja sinna jääb silma üks mingisugune väga huvitav asi. Siuke, ma ei tea, mis asi see on. Aga väga sünge välimusega on, siin on isegi mingid ekstra asjad ja värgid, väljad on siuksed väga imelikud, kus see raiss seest näeb välja, võt see on UFO. Ma arvan, et see tuleb sealt Eria 51 raisk, sealt USAst kuskilt. Joomike tabloo on raisk. Ma ei tea jah, mis asi ta on huvitav. Mingi Jaguar või midagi sellist. Aga noh, vinge värv on. Hästi vinge värv on. Ilusti läheb kokku sükka. Crossback. Tere, see võib mingisugune Citroen äkki olla. Crossback. See topib igasugu. DS7 on see. Kuule, aga nüüd tuleb küll mingi rekka. Jap, rekka tuleb. Oota, ma vaatan selle kaubiku, ma vaatasin. Kuule, aga rekka tuleb selge. Jääge lainele, sellepärast, et varsti hakkame paati ehitama. Vot.